Jõu, täna ma teen video äh, hoopis kahest erinevast või samast liigast. Et mu käest on viimasel ajal kuidagi jube palju küsitud, et kus ma võistlen, IFBB või mis IFBB või see ei ole ju IFBBB ja kus neid võistlusi üldse korraldatakse ja kus neid näha saab. Kõigepealt ma ütlen, et ma ise võistlen seal esimest korda ja kõik see info, mis ma praegu ütlen, see on nagu mu enda siit ammutatud, et ma ei ole kindlasti mingi liiga eestvedaja või mingi president siin Eestis. et lihtsalt see, mis mulle, millest mina olen nii aru saanud, siis, aga ma muidugi ütlen, et siin võib ka faktivigu olla sees, nii et ühesõnaga oli kunagi suur ja ilus liiga nagu IFBB, aga siis läksid IFBB kaks omanikku läksid vist tülli millegi ja tekkis kaks IFBB-d, üks on IFBB Pro Legi liik, nagu vist pidi olema, ja teine on IFBB International. et neil on ka oma kodukad, see siin on ifbbpro.com ja teine on IFBB International. see on siis see, kus nüüd siis Ott Kivikas on, noh, lihtsamini rahvakeeli öeldes. et tegemist on mõlemad IFBB võistlusega ja vahe lihtsalt on selles, et kui need võistlused, need liigad kaheks läksid, siis IFBB Pro võttis kõik pro-kulturistid enda alla ehk kõige suuremad nimed, Big Ramy, kas või Jay Cutler, kui ta ei võistle, Dexter Jackson, no iganes, kes iganes siin, Rolli Vinklar ja ühesõnaga tehti liiga, mis on nii-öelda superliiga. et noh, umbes nagu korvpallis saab võrrelda, et on NBA ja siis on NBI ja siis on mingi teised kossuliigad. et ühesõnaga, aga mis on selle nagu head ja vead, on see, et IFBB Internationalis saab väga reglementeeritult ja väga kitsalt võistelda ainult selles samas sarjas siin. saab muidugi valida välja endale võistlused, aga kui minna soovi kuhugi võistlema, kui sa otsite siit mingisuguse võistluse välja endale, siis peab selleks olema vist kvalifitseerumine Eestis või siis peab olema alaliiga presidendi luba. ja ainult nii ja nii saab siin võistelda. muidugi, kui sa võistled siin ära ja võidad mõne väärika võistluse, siis on võimalik, et sa saad ka selle pro Elite ehk selle IFBB Internationali pro kaardi. aga lihtsalt etteruttavalt võib öelda, et see pro kaart nagu ei anna õigust võistelda seal, kus võistlevad nüüd need profid, päris profid, noh, ma ei saa öelda päris, no ikkagi päris profid jah. nii-öelda, et kui te olete siin, teete oma profilitsentsi ära, siis te kunagi, mitte kunagi te ei saa minna kõige suuremale võistlusele, Mr Olümpia. selleks on vaja sul kvalifitseeruda ikkagi IFBB liik pro liigas. see IFBB on ühendatud ka NPC-ga, kust siis kui need ühendatud olid IFBB-d, siis sealt kaudu tuli neid proffe hästi palju ja neid võistlusi korraldati põhimõtteliselt ainult Ameerikas. aga kuna nüüd läksid need liigad lahku, siis on hästi palju rõhku pannud IFBB Proga sellele, et korraldada võistlusi ümber maailma. on neid hästi palju Euroopas, on neid Aasias, on neid Austraalias just ilmselt ja Ameerikas niikuinii. ja siin lehel võib leida nagu erinevaid võistlusi, mida on nagu ülipalju juba viimasel ajal, põhimõtteliselt sa saad aasta läbi, kui sa tahad teha vormi, võistelda igas kuus on mitu võistlust. selleks tuleb lihtsalt, sul ei ole vaja mitte mingisugust alaliiga luba, sul ei ole vaja kuskile kvalifitseeruda, sa võid isegi võistelda eelnevalt kuskil NAC-liigas või VFF-is, kus iganes, keegi sellest probleemi ei tee, lihtsalt registreeri ennast ära, tule kohale ja saad võistelda. ja eelis on see, et kui sa lähed sinna pro qualifier võistlustele, siis on sul võimalik, kui sa võidad oma selle, kas kulturismi kategooria, klassikalise kulturismi kategooria, bikiini kategooria, absoluudi võidad ära, siis sulle antakse profikaart. profikaart tähendab seda, et edaspidi sa saad võistelda
kõige kõvemate kulturistidega maailmas. See annab sulle õiguse registreerida ennast profivõistlustele, päris profivõistlustele, kus on siis juba auhinnarahad ka ja au ja kuulsus ja kui saad piisavalt punkte hooaja sees või võidad mõne profivõistluse, annab see sulle kutse Mister Olümpia võistlusele, mis on kõige vägevam võistlus, mis toimub Las Vegases iga aasta septembrikuus, umbes 22 september selles kandis. et, et nende kahe liiga erinevus nagu ongi see, et aga küsimus, noh, siin on väike selgitus nüüd, et noh, et kuidas need liigad nagu tekkisid, kes seal on või kes seal ei ole, aga on hästi palju küsitud, et aga kuidas sinna võistlema saab minna, siin ongi täpselt, me oleme siin ifbbpro.com lehel ja siin on väga lihtne, on siin kõigepealt on siin profireeglid, siin on meeste kulturismi, milline reegel on, naiste kulturism, fitness, figure, bikiini, meeste füüsiik, naiste füüsiik, nüüd tuli ka wellness tuli see aasta alles siia IFBB Pro alla ja klassikaline füüsiik ehk kulturism. Ja siis klikite ja ongi reeglid, aga siin tuleb meeles pidada, et minu arust need reeglid on siin siis, kui te olete juba saanud profilitsentsi, sest väga lihtne näide on see, et kui siit võtta klassikalise kulturismi reeglid, siis minu võistluskaal võiks olla tegelikult siin ma olen 183 sentimeetrit, võiks olla 101 kilo. aga kui ma võtan siit näiteks need et kui te soovite minna võistlema amatöörina, et millised võistlused on, siis valite selle profi qualifier. Vabandage mu inglise keelt. Et siin on need kvalifitseerumisvõistlused ja siin on neid üli palju. Neid pannakse, siin täiendatakse jooksvalt. Näiteks kui aasta algul vaatasin, et mis võistlused on 2019 siis, aga need, mis oli aasta lõpus, neid üleval ei olnud. Et neid vastavalt pannakse, siis tehakse igale lehel oma bänner ja siia klikkides siis saab viiakse sind enda võistluse lehele, kus siis saab juba registreerida võistluseks ja seal on veel need omad reeglid, et kui te näiteks peate olema kindlas kaalus või mõõdus sees, siis kindlasti tutvuge nende reeglitega, sest seal on need kaalud ja mõõdud on oluliselt väiksemad, kuna te olete amatöör. Et kui mina võiks olla profina klassikalises kulturismis 101 kilo, siis praegu ma pean olema oma kaalus 96 kilo maksimum. Ja siin ongi nagu, et kui me võtamegi suvalise mingi võistluse, siin on ka Mister Olympia võistlused, Arnoldi klassikud, aga siin hästi palju on neid profi nimelisi võistlusi, et need profid, kes on nagu maailmas ikka tegijad, siis nende nimelisi võistlusi on siin ka suht palju, et siin on nagu pro kvalifikatsioon, Mongoolia ja kas ma siit näen ka siin, võtame parema bänneri. Näiteks siin ongi kirjas, et siin on 7 profikaarti jagatakse välja sellel võistlusel. Et mine võistle ja saad sellesse NBA superliigasse võistlema minna. Vahepeal ma kuulsin ka seda, et vahepeal hakkasid vist seal tõesti nagu inimesed minema lavale, kes nagu päris olid, ütleme nii, et polnud väga pingutanud vormiga, siis neil oli, siis neid lavale ei lubatud nagu. Et muidu see veab selle keskmise taseme alla, et päris nii ka ei saa, aga näiteks siin mul oli plaan minna siia kas või 2019 Tennis James klassikule, siin on samamoodi. Frankfurdis, aga millegipärast ma mõtlesin ümber, see on 9. november. Ma mõtlesin, kas see on liiga vara või ühesõnaga ma ei tea, point oli selles, et ma käisin vahepeal Amsterdamis, väga äge koht. Ja siis ma tulin vaatasin, et Amsterdamis on William Bonacci nimeline klassikavõistlus, et ma olen seal käinud, ühesõnaga ma lähen sinna võistlema, ma tean, kus on toidupoed, ma tean täpselt, kus kohas see koht oli, kus võisteldakse, et see oli nagu, ma mõtlesin, et see on nagu natuke eelis, et see on mulle tuttav keskkond, ma tean, kust mida osta, ma tean, mida oodata, kuidas lennujaamas saab sinna võistluspaika, kuidas ühistransport liigub, et sellepärast ma valisin selle võistluse. Et muud ei olegi, kui võtate suvalise võistluse, tahate minna siia klassikule, klikite siia lehele, näiteks Tennis Jamesi nimeline
võistlus Dennis Jamesiga muuseas ma olen teinud koos õla ja triitsepsi trenni omal ajal. Ja nagu näete, siis igal pool on IFBB logod, et see on IFBB võistlus, noh, ja siin on see NPC, see on nagu ühendatud siis. Ja siin on jah, siin ongi, et siin on mis ametlikud hotellid, kes on sponsorid, siin on saab osta pileteid, kas siis registreerida see võistlustasu, saab tellida neid grimme kohe, et sa maksad ära, sa ei pea muretsema mingi grimmide pärast, siis kus on registreerimine. Ja siis tavaliselt võistlusmaksud on nii, et kui sa oled mingi noor või noh, see võib võistlusest võistluses erineda, et oled noor või juunior, siis on see 100 eurot on võistlusel osalemine. Ja kui sa oled mingi muu, siis on 200 eurot. Kui sa enne maksad, siis on see odavam, kui sa koha peal lähed sulas maksma, siis on vist 50 eurot rohkem. Saab osta pileteid sinna võistluspaika ja pluss veel näiteks, kui soovid võtta oma treenerit või kedagi kaasa, siis näiteks on umbes vist 100 eurot on see, et ta pääseb sinna lava taha, ta saab sind aidata, võib-olla aitab seal grimmiga midagi, et väga lihtne, lihtsalt muud kunsti siin ei ole, valite lihtsalt võistluse välja, lähete võistlete, olete piisavalt hea, saate profilitsentsi, aga kui ei saa, siis vähemalt on seal ilusad, ägedad, suured medalid ja aga noh, ütleme nii, et see on ka tugev liiga, et sinna, kui võib-olla oled sa 6 aega trenni teinud, et siis ära päris sinna mine, et siis vali endale mingi nahk või mingi asi või noh, nahk on ka tegelikult on suht tugev tegelikult juba tänapäeval. Või siis lähete siia IFBB-sse, et siis lähete koosad siia Eesti sinna IFBB presidendi juurde, ma tahaks nüüd siin võistelda, kas te ikka lubate, kuhu ma astuda tohin, mida ma ütelda tohin, mis toidulisandeid ma tohin kasutada ja nii edasi, siis lasete endale siuksed mõnusad rangid peale tõmmata, siis saate teada, kui te kuskile mujale lähete, milline äraandja te reeturid olete, millised jubedad liigad kõik teised on, nii et siin on siuke vastik, siuke nõme, siuke, ma ei tea, siuke ärapanemine võitlus, milles kui inimesed lähevad sinna, siis just need presidendi alaliidu omad ka kuidagi nakatuvad sellest mudelist ja kõik on nii endas ja keegi ei luba kuskil kellegi teisega suhelda ja nii edasi, mis on täiesti haige, et mina ei tahaks mitte kunagi minna, miks ma peaksin otse vangikongi ronima, kui esiteks mul on võimalus minna ükskõik kuhu ma tahan võistelda, ma olen iseenda peremees ja lisaks keegi ei tule mulle ütlema, mida ma tohin, mida ma ei tohi. Ja lisaks ikkagi, olgem ausad, see on ikka nüüd see õigekulturismiliiga, et sellest tugevam, sellest prestiižikam ja nii edasi ei ole. Nii et võib-olla kellelgi oli kasu, kas siin midagi mul jäi veel mainimata või rääkimata. Et jah, et alati, kui te vaatate, et kuskilt liigite mingi võistluse lahti, et vaatate, siin on siuksed reeglid, siis kui te lähete teisele võistlusele, siis kindlasti tutvuge iga võistluse oma reeglitega, et teil ei oleks nii, et te lähete koha peale ja siis tuleb välja, et mul ei olnudki mingi võistluskaal selline nagu pidi olema, sest siin olid väiksed muudatused või alati, kui lähete sinna klassikalisse kulturismi, siis kindlasti tutvuge, millised püksid teil olema peavad. Nii-öelda klassikalises on musta värvi kindlasti. Vanasti olid ka siuksed hästi pikad, siuksed nagu vanaisad trussikud, mis on praegu IFBB Internationalis on praegu siiani. Et aga siis kuulati võistlejaid ja aastast 2018 vist on nii, et see amatööridel võib see püksiserv olla 4,5 tolli maksimum. Ja kui lähete profi sellesse, siis on juba see veel kitsam, et eks nad ka seal nagu step by step ise arenevad ja mugandavad ennast, et jah, kahju, et siukest asja ei olnud 10 või 20 aastat tagasi oli, me tõesti elasime siin nagu vangis, et ma kujutan ette, et Eestis oleks päris palju IFBB profe, kes teeniksid mõnusat profileiba, oleks saanud endale võib-olla ägedad sponsorid, naudiksid oma elu segaseks, et suured tänud muidugi neile kulturismi arendajatele siin Eestis, kes suutsid lihtsalt pisikest seltskonda oma ärihuvides nagu ära kasutada ja eest vedada ja teisi materdada, kui nad julgesid natuke teistmoodi mõelda. Vot nii, kui on muidugi veel, aga ma veel kordan, et see on see, mis info, mis mina sain, sest see mul endal kõik netist välja guugeldatud, otsitud, et võib-olla kuskil siin-seal on mingisugused faktivead, usun, et väga suur ei ole, aga samamoodi info on kõik olemas, lihtsalt külastage neid ametlikke lehekülgi. Ma olen veel tähele pannud, et neid mingisuguse lehekülgi ja siis, kus kategooriad mingi natukene siin-seal muutuvad kehakaalud, on mingisugused +13 kilo või mingi kaalu kohta, et ma ei tea, kust need tulnud on, et
et siis olge siin ametlikel lehtedel ja siit saate reeglid ja kui lähete kuhugi võistlema, siis tutvuge võistluse enda igasuguse info ja reeglitega, et see on nagu kasulikum. muud ei olegi, et vaatate võistluse, registreerite ennast ära, tahate soodsamalt saada, maksate kohe ära oma riigiajamistasu, lähete, ostate lennupiletid, lendate kohale, seal on mingi, tavaliselt igal pool on 2 ööd hotellis, mida sa muidugi pead ise maksma, aga seal vähemalt on see eelis, et on sooduskoodid on, et sa saad soodsamalt hotelle. ja muud ei olegi, et tehke trenni ja võistelge, nautige seda elustiili. vot.